taas vaatama tänavakorvpallisaadet. Hommikul kella 11 kogunes Võru keskväljakule hulgaliselt mängijaid ja pealtvaatajaid. Ilm oli ilus ning järjekordne tänavakorvpalliüritus võis alata. Seekordne üritus oli kokku toonud 41 võistkonda. Eliitsarjas startis 5 meeskonda, amatöörsarjas 21 ja noortel 12 võistkonda. Veel olid end mänguks valmis seadnud 2 tütarlaste ja 2 naiste võistkonda. Nii see algas. Nagu ikka, esmalt peeti alagrupi mängud ja siis, kes paremad pääsesid veerandfinaalidesse. Poolfinaalide võitjad selgitasid aga iga võistlussarja üldvõitja. Et sellisel juhul mängitakse tänavakorvpalli Eestis alles esimest aastat, siis püüdis Anu kinni rida aastaid Soomes leiba teeninud korvpallitreeneri Märt Kermoni ning usutlus puudutas muidugi tänavakorvpalli mängimist Soomes. No, Soomes on need päris populaarsed, neid mängitakse seal minu teada nii 20 paigas suve jooksul. Aga kuidas nüüd võrrelda neid tänavusi siin Eestis toimuvaid tänavakorvpalli etappe? Kas paistab, et tänavakorvpall on hoo sisse saamas? No, ma ei ole rohkem näinud, ma olen siin esimest korda, aga tundub Võru kohta ja on siia päris palju kokku tulnud ja nii nagu ma kuulsin ja leest lugesin, oli Tallinnaski palju. No, korvpalli populariseerimiseks kahtlemata on see päris hea üritus, ma arvan. Ja millist eesmärki, kas siin peaks rohkem olema pööratud tähelepanu just nendele amatööridele, harrastajatele, noortele või eliitklassile? No, kõik on tähtis. Muidugi rohkem, ma arvan, see peaks olema korvpalli populariseerimiseks ja ei just nüüd nii palju nendele eliitmängijaile. Noori võiks just olla haaratud rohkem ja kõik, kes tahavad korvpalli mängida. Mängud aga jätkusid. Et tüdrukute ja naiste võistkondi täna Võrus vähe oli, siis peeti arvestust nii eraldi kui ka üheskoos. Seega mängisid õrnema poole esindajad kõik kõigiga läbi. Väikese hingetõmbepausi ajal sain jutule Parksepa korvpalliklubi toredate tüdrukutega. Nii oleme siin Võru tänavakorvpallil ja kahjuks on ainult 2 tüdrukute võistkonda. Kas Võrus on veel keegi, kes nagu tüdrukutest korvpalli mängib või te olete ainukesed tüdrukud, kes siin Võrus korvpalli mängivad? Me oleme ainukesed tüdrukud, kes Võrus korvpalli mängivad. Aga mis sellel korvpallil siis viga on, et tüdrukud ei taha nagu mängida? Ja ei ole vist. Mida maakonna omades mängib, kui Võru maakonnamängud on, siis on ikka koolivõistkondi küll. Aga nii kohe, et meistrivõistlusi mängijad, neid ei ole. Täna siis omavahel mängisite siin kohe finaalkohtumise, kes siis võitis ja mis nagu auhinnaks saite? Auhindu pole veel kätte saanud. Aga kes võitis? Parksepa esimene, kõve. Kas need esimesed on ka paremad või? No on ikka vast. Mida te üldse selle tänavakorvpalli ürituse kohta nagu arvate? Oi, ma ei tea. No on see parem kui mingi õhtune diskoteek või ei ole? Jaa, kindlasti. Naiste ja tüdrukute võistluse võitis naiskond Triinu, kes mängis koosseisus Siiri Kirs, Pille Tali, Katrin Kirs ja Meelike Palo. Teiseks tuli Parksepa tüdrukute esimene naiskond. Meeldiv oli see, et kaasa tegi ka ennast seenioride kilda arvanud naiskond Tüma. Nende elurõõmu ja särtsu järgi, mida nad mängus ja peale mängu näitasid, ma küll neid veel seeniorideks pidada ei tahaks. Teil lõppes just äsja raske mäng, mida te ütlete üldse sellise ürituse nagu tänavakorvpall kohta? Üritus on kahtlemata väga kena, aga et me siia välja tulime, see on meie endi jaoks ka üllatus. No aga see on minu arust meeldiv üllatus ja eriti kui saada veel nii ilusad lillekimbud peale mängu, see vist rahuldab midagi teid laupäeviti siin Võrus. Ikka, tore. Ei, tore, veteranidel on ka kus käia ja mida teha. Aga kas sellest tänavakorvpalli üritust võikski saada selline traditsioon, et juba järgmine aasta, kui Võrus peetakse, et siin juba on päris palju neid veteranide naiskond, mis te sellest arvate? Neid on vähe järgi jäänud Võrus vähemalt, võib-olla kui kuskilt mujalt, siis muidugi väga tore, aga Võrus on vähem. Aga mis te arvate, miks nagu Võru on kuidagi korvpallis jäänud tahaplaanile Eestis? Ainult üks see läks ära ja pole kedagi tulnud ja meie need viimased tema õpilased või peale meid kõik oli veel mõned vist. Natuke oli, aga 20 aastat tagasi oli viimati tõelist korvpalli veel mängiti Võrumaal. Ei, nüüd Parksepas teevad. Aga nüüd on ja uued tuuled puhuvad. Et Võrus oli käimas ka teised ülemaailmsed võrulaste päevad,
siis pealtvaatajaid oli meeldivalt palju. Saimegi jutule tänavakorvpallile kaasa elama tulnud perekonnapeaga. Öelge, kui palju te jälgite korvpalli üldse? Oi, ma jälgin täitsa palju, sellepärast et võiks ju isegi mängida, aga olid teised huvid nooruses, et ei saanud mängida. Aga millega te tegelesite ise? Ma olen kogu elu tegelenud pillimängu õppimise ja harjutamisega. Aga mille pärast korvpall tõmbab vaatama? See on nagu Eesti rahvusmäng natukene. Eestlased on kõik pikad keskmiselt ja see on nagu eeldused, geneetilised eeldused on korvpalliks loodud ja Eestis on väga tugevad korvpallimängijad olnud alati. See on vaatemänguline. See on üks väheseid mänge, millele võib oma poistele alati kaasa hoida ja tunda. Need õigustavad seda. Aga see on lihtsalt tore vaatemäng inimestele ja mis siin ega siin Võru linnas jälle üks asi, millega aega veeta suvel. Nii nüüd mängude juurde tagasi. Võru tänava korvpalliturniirile oli omapärane see, et väga paljudel võistkondadel olid huvitavad nimed, nagu näiteks Terve öö riietus keegi, Mõnusad flegmad, kes muuseas ka võidu võitsid noorte seas, Tšukuiks liiter, Ei ole, Tibla, Rossija ja teised. Kuidas arenes turniir aga palliplatsil? Järgmistena jõudsid finaalideni eliitsarja mängijad, kus eelnevalt Baltika oli alistanud Tartu teise võistkonna 2015 ja Human Power nii Tartu esimese kui ka Eesti Põllumajandusülikooli võistkonna. Viimase koosseisus mängis ka Hiina Rahvavabariigi korvpallur. Finaale oli alguses küllaltki ühepoolne ning kulges Baltika ilmse ülekaalu tähel. Baltika ei lasknud lõpuni ohje käest ning võitis tulemusega 19-11. Võitjateks tulid Mait Käbin, Toomas Kandimaa, Gert Keskküla ja Riimo Aas. Teine koht seega Human Poweri meeskonnale. Järgnes pingeline amatööride finaal. Terve öö riietus keegi ja Puka vahel. Miskipärast Võrus ilmnes see, et finaalid ei olnudki päeva parimad mängud. Ka amatööride finaalis oli pukalaste edu kindel. Võit tuli skooriga 20-11. Võtja au sai Enn Piir, Jaanus Matjuhin, Rene Hunt ja Andres Renter. Poiste finaalis olid Võrus vastamisi 2 Tallinna meeskonda, Mõnsad flegmad ja Toöör. Nagu saatuse kiuste oli seegi finaal ühepoolne. Võit kuulus Mõnsad flegmad meeskonnale tulemusega 20-13. Võitjad Võrus olid Martin Tüür, Rasmus Rask, Indrek Eiskop ja Hendrik Kiige. Sellised nägid välja Võrus peetud tänava korvpallilahingud. Suur aitäh öeldi kõigile kaasalööjatele ja abistajatele, kuid kiitust väärivad samuti ka korraldajad Hugo Brants, Uudo Saidla ja Kalev Palo. Viimase mehega saime ka jutule. Kas Võrru oli tänavakorvpalli tuua raske? Ei ütleks, et raske. Lihtsalt kartus oli, et ei tule nii palju võistkondi, kui oleks vaja. Kokku oli lepitud, et tuleb 6 väljakut ja kas saab nii palju mängijaid kokku, aga nagu näete, mängijad on väike rohkem, kui me ilmselt siin korraldusega hakkama saame. Missugused on tulevikuplaanid? Kas see korvpalliüritus jääb kogu aasta sel aastal käima ja ka järgmistel aastatel? No me ise loodame, et ta jääks ikka nagu Võru linna selliseks suviseks ürituseks. Tänavu aasta on need ülemaailmsed võrulaste päevad, et siis on nagu selle raames, aga tulevikus tahame teda nii nihutada, et saaks nagu linna aastapäevapeo ürituste raamidesse. Inimestel on siis vaba aeg ja tuleb külalisi ja siis oleks asi nagu huvitavam. Et saaks ka sportlikult ühe väikse tunni siin Võru keskväljakul veeta, jah? No jah, meil ongi, Võru on tuntud võrkpallilinnan, aga me ise igatseme ikka neid aegu ka näha veel Võrus, kui siin korvpalli saab mängida nagu võrdsega võrkpallimeestega. No küllap tänavakorvpall ongi üks selliseid variante korvpalli tutvustamisel ja õppimisel, mis kõige paremini soodustab selle rahva hulka minemist. Jaa, seda küll, siin on iga mees on ise mängumees, ise kohtunik ja see annabki sellele asjale sära. Meie oleme nagu siin juhtijad ja vaatlejad kõrval. Aga noh, õnneks tuli isegi eliitvõistkondi Võrru ja noored näevad, kus see asi käib ja ma arvan, et saavad sädet sellest asjast. Seekord nägi Valio tänavakorvpalli üritus välja siis sedamoodi. Järgmine kord mängitakse Jõhvis 2. juulil ja siis peetakse turniir Kärdlas 9. juulil. Kutsume kõiki tänavakorvpalliüritustel osalema.
kas siis mängides või kaasa elades, sest eks jalgpalli vaadates ole teil kindlasti tekkinud tugitoolis ka väike liikumisvaegus juba. Tänaseks siis kõik, soovime teile meeldivat tänavakorvpalli ja jalgpalli suve!